dendroloogia huviline nagu ma olen, ma mõtlesin, et ma tahan teid siia parki jalutama ja näitan mõnda ägedat puud, mis silma hakkab. Ehk siis mäletan, kui ma esimest korda Malagasse sattusin, siis minu reaktsioon oli, et vau, meil on džungel. Ehk siis ja siin on näiteks kesklinnas on selline hästi suur park, kilomeetri pikkune, kus saab lihtsalt jalutada, kus on olemas sildid, saab vaadata, millega on tegu ja kust nad pärit on. Ja see park on siin tänu sellele, et kunagi elas Malagas hästi botaanikuhuviline inimene, kes rajas selle siia ja linna servale rajas ühe veel ägeda pargi, kus saab ka käia, mis on botaanikaed nüüd. Ehk siis, jah, vaatame, mis me näeme. See on minu lemmikpuu Malagas. Selle nimi on purjuspulk ehk palo borracho. Ja ta on selline okkaline, terav. Samamoodi Ladina-Ameerikast toodud sisse. Praegu ta on lehtes, aga sügisel ta on ilma lehtedeta ja ta on üleni roosasi töisi täis. Hästi mega ilus. See puu teab kõike, tal on silmad. Sama puu kollane versioon. Granatõunad. Siin on natukene juba näha. Natuke suurem. Nii koledal kõrkjal on nii ilus õis. Avokado, mega suur avokado puu.
iluste lehtedega. Sõpu on Jacaranda, mis on samuti toodud Lõuna-Ameerikast sisse ja mis õitseb maikuus selliste ägedate õitega. Siin on ta suht lehes, aga tegelikult ta viskab enne õitsemist oma vanad lehed maha. Peale õitsemist tulevad uued. Ehk siis ta on heidlehine, ainult korraks viskab lehed maha. Põõsas on olemas, mille nimi on Bougainvillea, mis on tegelikult ei ole selline õieilus, vaid õied on siin sees, need tillukesed ja need roosad on tegelikult lehed, kroonlehed. Järgmine peatus on eukalüpt. Sellise lehega ja hästi kooruv. Need koorehunnikud, selle koore tõttu ta on hästi tuleostlik. Aga eukalüpt on samuti toodud sisse ja on toodud sisse Austraaliast. Ja muideks eukalüpt on koalade lemmiksöök.